Täna on 8. mai. Kell on veerand 5. Homme toimub Ameerika karikas. Tulin selleks natuke luuret tegema. Vaatame, kas siin ühes minu lemmikkohas on kala. Olud on päris head. Tuult on mingi 2-3 meetrit sekundis. Puhangut juba natuke rohkem. Vesi on kristallselge. Väikest kala oli ka kaldas. Juba nägin. Tegin küll 2 kontrollviset. Õiges kohas mingid üllatused tuleks, aga nüüd on esimesed visked. Väike sirab väljas on circa mingi 13-14 kraadi. Musta kuivülikonnaga on päris palav olla. Lant põhimõtteliselt, ma ei tea, 15-20 meetri kauguselt näha. Praegu on otsas Sven Laaneti punane must. Väike kala. Aga kala. Aga hästi õrnalt kinni õnneks. Ära nüüd raputa. Proovime see kiiresti lahti võtta. No, ära keeruta. Vabastas ennast ise. Super. Paneme järgi sinna koha. Otsas järgmine. Tuli lahti. Järgi praegu tunda aeglase mängu peale. Mulle muidugi see ei meeldi, et see üks ära sai, see tavaliselt peale seda vaikus. Aga no vaatame. Mingi toks käis. Otsas. No, lõhub küll paremini. Aga ei tundu ikka mõnus. Ei taha üldse pinda tulla, korra käis. Vaatame, kes meil on siin. Muidugi mõõdulint ei maha. Kui ta selline napikas kala on, siis ma lasen ta tagasi. No, nüüd tuli särtsu täis. See on siuke väike rihm, võib-olla ta on tundub isegi silma järgi siuke 51-2. Vaatame. No, proovime korra kätte võtta, ridale panna, siis ma näen ka pikka. Jah, siuke. Tegelikult on mõõdukala. Tegelikult on täitsa mõõdukala. Aga laseme selle minema. Veritseb. Teate, ma panen ta kahva. Las ta, vaatame, kas ta taastub. Ahah, jääd lahti rinnal. Särtsu veel sees on. Aga ma panen ta kahva igaks juhuks. Et kui ta kahvas peaks kõhu püsti keerama, siis ei lähe ta vähemalt kormoranidele. Nüüd, jah, togivad. Oli hästi jube õrnad togimised olid praegu. See vist. Pani ikka paugu. Nii õrralt. 5. kontakt. Ja ma veel nööriga püüan ja vaevu on tunda. Ma siin mingi päev proovisin tamiiliga. Ma ei ütle, et tamiiliga püüda ei saa, lihtsalt mulle ei meeldi. Ma tean, et kõvemad mehed püüavad pigem tamiiliga ja ma saan aru, miks tamiil kohati ennast õigustab, aga mulle meeldib tunda ikka, et kas mul lant mängib ja kui ongi siuksed imeväiksed, siuksed togimised nagu praegu, et ma tahan tunda ära selle, siis ma tean, kas midagi muuta või mitte. Muidugi kõvemad mehed ütlevad, nad tunnevad tamiiliga ka ja ma usun neid, aga ma proovisin ja ma ei saa, natuke rohkem tuult on, tõmbab siukse looga ka sisse, et kala hüppes eest välja. See on suur kala. Aga nad on veel platsis järelikult, see on nagu hea uudis. Kuna siiski võistluspäev on homme, siis ma otsustasin, et äkki ma tulen püüan selle kala ikkagi homme kinni. Näitame teda korra ilusti kaamerasse, veel kõhtu ta pole ka püsti keeranud. Tundub kudel ära käinud. Aga las läheb ja oma hõbeda sörü tagasi saanud. Aps.
Väga kena. Lendkala. Mis see on nüüd? 4. on täitsa otsas. Lendkala. Väike konn. Aga tantsu teevad nad ikka vahvalt. Ops, nii. Pani minekut. Nüüd tahtis suht sükest kiiret mängu just. Ma vaatasin, et mul tundus siin pinnas vireles midagi. Et äkki nad on siin pinna all. No nii kui kaamera kinni, järgmine vise oli kala taga, just läks ära. Seal pinnast toimub ikka, pinna all hästi õrnad vired. Ja ikka praegu pigem tahtis sükest kiiret kerimist, täitsa niimoodi tuli otsa. Ilmselt oli näha, ikka käis pinnas väike kala veel. Ma käisin vahepeal sul kari tipus ära, seal oli ka ilus, aga midagi ei toimunud. Ei, siin ikka midagi toimub pinnas jälle. Vahepeal oli vaikus, ma liikusin edasi. See pani hea paugu. Aga lendkala. See on ka tipa suurem vist, aga ei usu, et täitsa mõõdus on. Suht samm auku. Aga vihaselt tuli otsa, vähe paksem on ka. Paneme korra riba kõrvale. Jah, see kala on mõõdus. See on juba vähe paksem ka. Ma panen ta praegu kahva jälle. Vaatan, mis tuju mul tuleb. Pikka pidu pole, peab koju minema, homme on vara äratus. Luure on tehtud. Hommikul esimesed visked. 9. aprill, Merika karika teine etapp. See kevad, ühtlasi selle kevade viimane. Eile siin kala oli. Vesi on muidugi ööga langenud jälle nagu päris korralikult. Täna on taevas suht süke pilves. Päev läbi lubas olla. Mulle sobib. Kuigi eile oli laus päike õhtul on ja kui ma siin kala sain. Ja ei on nagu vahet. Hästi lõppu, kui palju neid kormorane on siin. Seal otsas on mingi tüki 20 äkki. Samast täiesti väike kala. Ikka seda punast proovisin mitu erinevat lanti. No, läks. Jälle siit samast, see on mõõdukala isegi. Täitsa lõpp. Paar meetrit siit samast eest, see kivi, kus väike on. See on mõõdukala. Näeb vähemalt välja siuke. Ta on täpselt siuke piiri peal, ei tea, kas 51 on. Aga lähme vaatame kaldal üle. Kala mõõdetud, 52 senti. Lõu alt kinni ka. Paha koha pealt, kus need lõpused tal siin on. Ma selle kala võtan ära. Õnneks ta on ilusas toonuses, ilus paks kala. Ette tagasi. Vaikselt kohe päris sama kivi otsa ei torma. Paneme siduri tagasi õigesse positsiooni. Hakkame loopima. Kalad on praegu tulnud kõik siit samast. Nii-öelda randi eest. Togivad järjest. Kaugelt togis seekord. 2 korda jutti. Teine vise nüüd peale sisse minekut. Just ette tagasi panin kaamera kinni. Puuküürnik on ikka siin. Las ta siis olla. Ta on alakaid saanud. No me kahekesi ka püüdma pole olla. Õhtul küll tuule tõstab sealt poolt. Kui ma vaatan, et see vesi voolab siit läbi, äkki ta kuradi sogaseks ei peksa siin.
ja kuna siin oli eile õhtul kala, siin oli praegu hommikul oli kala, parv oli sees. Et praegu on nagu vaikne olnud. Siis mul on täitsa selline tunne, et ma teengi ühe selle püügipäeva nüüd, kus ma olengi reaalselt ühe kari otsas terve päeva. Kell on praegu 10:30. Ilmselt ma teen mingi hetk väikse siukse puhkepausi. Söön, võib-olla lasen silmakorra looja. Ja siis panen siin õhtuni välja. Praegu tulin natuke edasi. Ma arvan, iga Ameerika mees tunneb ära praegu ennast selles olukorras, et kari otsa sai, aga nüüd tekib küsimus, et kuidas siit tagasi saada. Aga ma arvan, et tulen toime. Siin on tegelikult päris sügav ümberringi. Kohati üle pea, aga siin on hästi palju suuri kive, ja nad on õnneks päris tihedalt, et saab nagu nende peale astuda, aga siin on siukseid sügavaid auke, et siin peab nagu päris ettevaatlik olema. Tavaliste pükstega mina siia naljalt nagu ronida ei julgeks, õnneks mul on täna nagu kuiv ülikond seljas. Et sellega isegi kui korra kukud, et tõuseb püsti ja püüed edasi. Kui pükstega roniks, siis võtaks päästevesti kaasa, ma arvan, siia. See kala läks tabelisse kui 51. Sellepärast, et mingi, pillilt millimeeter või niimoodi jäi justkui puudu. Mul oma silmaga nagu tundus, et täpselt see siuke õhkõrn peaaegu läbipaistev sabaots selle 52 joone puudutas ära. Aga selles mõttes vahet ei ole, et on ta 51 ja 52, et jällegi pole mingi mõisa peale võistlus minu jaoks, kuigi ma tean, et mõni mees võtab nagu ikka väga-väga tõsiselt seda. Mul on lihtsalt hea meel, et ma saan jälle kala püüda. Täna on see nii-öelda, kui eelmine etapp oli nii, et päeva jooksul kohe nägid, kui äppi lahti tegid. Kui keegi on kala reganud, siis täna korraldaja pani selle kinni ja ta teeb ilmselt mingi lõunapaiku seal tavaliselt 12:01 või kell 2 teeb siukse poole päeva kokkuvõtte. Ma ei tea hooajast ka. On selline naljakas kevad olnud, et ma ei saa nagu nuriseda. Ma olen kala saanud ikka päris palju. Lugemine on nagu sassis. Küll aga ma ei ole sellist korralikku suurt saanud. Kõige suurem oli mul 63 ja siis see üks oli 56 ja 7. Ülejäänud on kõik olnud siuke 51, 52, 53, 50,5 ja nullipäevi on kevadel nüüd nagu päris vähe olnud, et hooaja alguses vesi külm, siis oli nagu rohkem, aga praegu ma viimase, ma arvan 15, ma ei tea, 20 korra peale nullipäev on äkki, kus üldse pole kala nagu näinud ka, 1 või 3, äkki 4, et kus pole nagu kala üldse näinud. Selles mõttes on nagu päris äge hooaeg on minu jaoks. Parves on tihti kala olnud, mida ma eelmine kevad, kui ma nagu alustasin seda Ameerika püüki, et siis oli nagu, kalad olid üksikumad, aga suured olid. Et mul kõige esimesed olid vist 62 ja 56 ja siuksed mõlemad üle 2 kilo, 2,4 ja 2,1 ja siis tuli 60 jälle. Siis oli 69, 3,2 kilo. See kevad pole nagu sellist kala veel trehvanud. Nuriseda oleks nagu patt, et selles suhtes ma räägin päris äge hooaeg on olnud, et kala nagu on iga kord peaaegu üles leitud, et kui pole kätte saanud, siis vähemalt on nähtud, et puhastan kala, teen pausi. Siin on, see peaks nigli nüüd olema. Pikk, peenike luukere. Siit on näha, kui maas see vesi ikkagi on. Meie arust eile oli nõksa kõrgem. Aga kell on peaaegu 1:30. Lõuna tehtud. Päeva kokkuvõtet ei tea, aga tean, et mõnel mehel kala on tabelis kirjas. See üldtabel, ma arvan, iga hetk ürituse peakorraldaja Risto paneb kõigile nähtavaks. Siit samast Astangu tagant. Kurat, see on ka mõõdus vist. Issand, mis tantsu seda. Täitsa see kala konkreetselt ehmastas mind. Ei tundu mõõdus. Issand jumal.
samast astan koera tagant, täiesti. Enne ma püüdsin selle kivi kõrval. Praegu tulin uuesti siis peale lõunat proovima. Ei, see ei tundu mõõdus. Ei, see on mingi 45. Aga ilus maks, see magu on ees. Mulle see konks ei meeldi, aga no hülged peavad ka sööma. No minu hüpotees, et see kala siin ikkagi liigub, kui olud püsivad, pidas paika praegu. Vaatame, kas on veel teeluursi hübriid, väike Tobias on vist mudeli nimi, ta on mingi 15 ja 17 grammi. 15 siin on väikselt kirjas. Aga kuna ta on siuke pikk sirgepulk, siis ta vastu tuult lendab nagu päris hästi. Muidugi vaatan, kui ta tuult veel tõstab, siis ma võib-olla vahetan üldse siin inlineri vastu välja ennast. Loodetavasti on siin mõni mõõdukala veel. Saaks 2 kala tabelisse. Jälle siit samast. Täiesti lõpp. Siin samas taga istuvad. Jälle väike. Kunagi keegi rääkis mulle, et kuskilt platoo pealt umbes mindi lihtsalt platoo äärele. Lasti lant alla ja kala mitte ei saadud, vaid võeti. Aegastel ammustel. Tundub, et siin on praegu sarnane see püük. Vaatan, paneme jälle siia samma. Praegu ei olnud. No käime selle ääre siit läbi. Ei ole vaja kaugele visata. Miks ta siin ääres on? No ma võin ainult spekuleerida. Et tuul on praegu lükanud ka mingeid väiksed. Seal rannas käisin, siis väikest maimu oli täis kõik. Ju see tuul lükkab nad siia äärde. Forell tuleb neid siia sööma, ma arvan. Otsas, väike. Üks mingi seltsimees otsustas jälle mulle selga ronida. Väga vahva. Jälle tuli ilus kala järgi. Siin samas tuli üle kivi, oli näha seda siluetti. See võis nagu mõõdukala isegi olla. No nüüd on ilus kala. Nüüd on ilus kala. Oi. Läks ära, ei läinud. Läks ära, ei läinud, ujus lähedale. Täiesti lõpp. Ossa. No nüüd on ilus kala. Oi. Oi. No see on 60. Palun ära minna. Tule rahulikult kahva, sõber. Tule siia. Ära sinna uju. No, ilus hõbekala. Siis on limiitana täis ka. Tule nüüd siia. Yes! No, ta on ikka hästi kinni, ta poleks ära läinud. Oi, see on jäme kala. Ta poleks kuhugi läinud. Lõpus on karad läbi. Kala on 62. Nii, ega siin pikka pidu pole. 62 on kirjas. Ma lähen proovin veel 51 parandada. Kui see parv siit ära läheb ja midagi toimu, siis ma ei tea, äkki loen enda jaoks selle päeva lõppenuks. Aga ma lähen paugutan edasi praegu. Teen lindi puhtaks ja vette tagasi. Kala on siin umbes 2,5 kilo ja käe järgi. Kodus saan üle kaaluda. Kaaluma väga kaasas ei kanna Ameerika, kuigi autos võiks olla. Kõva, väga kõva. Kui ei ole Ameerikat püüdnud, siis kindlasti tasub see nali ette võtta.
hasart on ikka nii kõva. Ja see, kuidas nad võitlevad, et siin siduri keerasil lõdvaks, et muidu ma püüan päris kinnis siduriga. Et kui ta oleks tahtnud minna, siis ta oleks saanud vabalt minna ja poleks lahti rebinud, sest nad lõhuvad ikka. Noh, ma räägin, mina peale seda, kui ma merikat hakkasin püüdma, võib-olla augi olen püüdmas käinud, ma ei tea, 2-3 korda või. Praegu hooaeg veel käib ka ja ütleme see kõige magusam aeg just algab, et vähemalt siin pool praegu hästi pikka pausi tahtis. Et see suur pani, ilmselt jäi näha kaamerast, pani tonksu, et siin seisma vist natuke sain kerida ja siis tuli küll 2 kala kirja saada ja nagu limiit täis, et eriti ma olin hommikul juba päevaga rahul selles mõttes, et kala oli juba olemas ja luure nii-öelda kandis eile vilja. Ja praegu on jah ikkagi see, kui olud hoiavad ja püsivad, siis selle kala ikka käib siit läbi. Hommikul ta oli, siis oli vaikus, käisin ise, tegin ka lõunapausi. Lasin kohal puhata. Tulin tagasi ja kohe hakkas toimuma asju. Kui ei oleks mitte midagi toimunud, ma oleksin läbi loopinud selle asja siit edasi-tagasi. Ja siis läinud jälle puhkama korraks ja ikka õhtult tagasi tulnud. No kui keegi jälle mõtleb, kus Marko on, siis Marko on luigelaadal. Saatsin talle ka pildi. Ma arvan, et ta äkki järgmine aasta laadale ei lähe. Järgmine. Ei ole vist suur. Aga kala. See on 5. või 6. kala. Õnneks keegi tuli ja lennuka mees. Ja tema vist siin tuule käest päris püüda ei saa. Uus lants, täna panin esimest korda otsa. No, see ei ole kõige parem. Võtame 1,62 veel. Ja siis loeme päeva lõpus. Ma olen see aasta saanud meriforelli rohkem kui särge. Ja ma käisin särjal ka korduvalt, aga kuidagi seal kandis, kus mulle käia meeldib, seal ei läinud see pidu niimoodi käima. Nüüd vist lõpuks on läinud, aga... Ops, lend kala. Alake selle. Ops. Kuna ta läks kivi taha, siis ma vaatan korraga mingi nööri näppudega üle. Ei, tundub jah. Tegelikult ma tean siin mehed peale ikka igat kala võtavad pool meetri maha. Söövad hästi. Ma tavaliselt iga püügipäev alguses või niimoodi teen selle trikki ära, vahetan sõlme ja siis päeva jooksul, kui ma näen, et kivi saab või niimoodi, et siis kontrollin ja vajadusel söön uuesti. Ikka peab selja taha ka tulema. Pole midagi. Oi jah. No ju ta tuli sealt kaugelt kallelt. Ei näinud, et ma teiselt poolt tulen või olen siin. Pole hullu. Praegu nii vaikseks jään. Seal kaugel praegu. Seal on üks teine püüde, täpselt tema ees, kes kalapinnas. Hästi kaugel. Tasub jälgida ümber ringi. Siin ma ei ole praegu rohkem midagi näinud. Surub sinna sisse, äkki peaks ka sinna soopi poole liikuma, aga mulle tulid ette. Sõnaga kell on 4:30. Viisin oma teise kala siis ka autosse ära. Kui juhtub veel mõõdukala, lasen tagasi. Nii nagu seadus ütleb. Vahepeal lugesin, mis see kokkuvõte oli. Ma nüüd ei tea, kas seal oli see minu teine kala ka.
aga päeva peale oli 11 kala saadud, umbes poole päeva peale. Ja noh, ma kutsusin omal sõbra ka, Janise, siia püüdma koos minuga. Tal hommikul oli kuskil mujal ka mingit actionit, aga paar alakat, vist 4 alakat ütles, kui õigesti mäletan. Mõtlesin kutsuda siia, et seltsis natuke segasem ja see vene vanaherra, kes hommikul oli, et tema tuli ka peale meid siis, noh, ma ei tea, ma ei näinud, kus ta tuli, aga vahet ei ole, kummalt poolt sa tuled, siis näha, et 2 meest on kari peal. Ja no ta ikka ronis. Hommikul ma nagu ei öelnud väga midagi, sellepärast, et ta jõudis natukene peale mind ja kui ta tuligi teiselt poolt, siis ta enne ei näinud mind võib-olla tõesti. Vana inimene ka mingil määral, et ei olnud südant kohe selles mõttes ära ajada või niimoodi, et siis meri on kõigi oma, kõik võivad püüda, aga ma ei tea, 2 meest on karil, siis nendele kohe niimoodi külje alla ronida. Hetkel Janis püüab seal, see päiss on temast, ma ei tea, 50-70 meetrit võib-olla, tuli ette meile. Et mina oleks sinna tippu tahtnud kindlasti veel ise kahlata, aga mis sa teed? 9. mai, Euroopa päev. Võõrkeelsed kodanikud siin riigis on ka ikka lahedad vahest. Ühtegi seadust ta ei riku, aga eks ma olen ka kogemata kellegile nagu ette läinud. Pole varem läinud või niimoodi, aga paar viset võib-olla teinud ja nagu ära läinud, vabandan, asjad nagu selgeks räägitud pärast, et see tuli, ütles, nii palju kui ma vene keelt mõistan, et ma ütlesin talle, et see pole normaalne, ütles, et hea küll, ma püüan siis alla tuult ehk, teiselt poolt kari, siis hea küll püüa. Ei, tegi seal 5 viset ja siis ronis ikka sinna tippu ära ja siuke vend ühesõnaga. Aga ei, meri on kõigi oma. Ma ei saa kurta, mul on mõõdukalad on käes. Proovin seda 51 parandada. Aga kui siin rohkem midagi ei toimu, siis ma ilmselt lähen enne kella 10 ära. Kell 10 on see võistluste lõpp. Kell 5 hommikul algas. Mina jõudsin vist vette, jõudsin 8:30. Nii palju, kui ma vahepeal autosse kala viisin ära, siis selle 62 ja siis Janis sai 2 alamõõdulist ja mul mingi toks nagu oli hetk tagasi, aga muidu on nagu täis vaikus olnud. Tuul tõmbas ka maha või keeras ära vist sinna nagu taha, et ta ei puhu siia otse peale üldse. Õhtust kell on 9:30, poole tunni pärast võistlus lõpeb, päike kohe loojub. Meil Janisega hakkas nii külm, et ja tuul tõmbas kuidagi tugevaks ja üles, et ei kannatanud enam, et peale seda, kui Janis tuli, tema sai 2 alakat ja peale seda ei toimunud nagu vist mitte midagi, et mul vist mingi tonks oli hästi kaugel ja oligi kogu muusika. Ja nüüd ei olegi midagi, kui tulemusi oodata. Ma arvan, et äkki esikolmikus seal äkki 3. koht, äkki tuleb isegi 62 + 51, see on üle meetri punast kala. Päeva tegija oli landi mõttes see tiiluursi punane hübriid, väike tobias. Proovisin praegu kõiki lante, mis mul kaasas oli mingi hetk, kui väga nagu vaikseks ja igavaks läks. Aga kui kala ei ole, siis pole ju kedagi, kes ükskõik millisest seda lanti võtaks ka. Nagu musta momenti oli ka selles mõttes, et ma ei ole kunagi ühe kari otsas nii palju püüdeid, nagu näinud. Täna oli palju lennukamehi, ma ei näinud, et nad midagi oleks saanud. Ja aga nemad olid nagu viisakad. Aga üks konkreetne mees tuli küll, hommikul, ma tulin natuke enne kari peale, võib-olla ta ei näinud mind, et ta tuli mingi, ma ei tea, 10 minutit peale mind. Proovime Markoga ka kindlasti minna veel paadiga. Varsti tuuleaug ja nii on. Kui meeldis, like, subscribe ja näeme veel.